Nii, teeme siis ostunimekirja. Ma täna koostan sellise klassikalisema ostunimekirja: piim, sai, leib, vorst, juust ja vaatan võib-olla midagi maitsvat veel sinna juurde. Et alustan siis juustust näiteks. Tuleb tõdeda, et interneti sügavustes ei olegi esmapilgul väga palju häid võrdluselehti leida. Pigem tuleb iga toidupoe internetipoes ise ostukorv kokku panna. Nii võib päris palju raha kaotsi minna. Üks ostukorv võib olla ühes ketis odavam ja teine teises, sest teadupärast ketid ju valivad oma soodustooteid ja kallima hinnaga tooteid. See ongi nende strateegia või valik. Aga niimoodi sellist ühtset numbrit, et see ostukorvi maksumus võib 20% erineda näiteks. Üheaegselt võib soodustustes olla 10 000 tooteid ning kõiki ei saagi kliendilehtedele printida. Tarbitargalt äpp on turul olnud selle aasta kevadest ning ligi 15 000 inimest on enda tee sinna leidnud. Äpp võrdleb erinevate poodide hindu ning ei lase tarbijat sugugi ninapidi vedada. Sellel näitel on näiteks näha, et mõne keti kampaania hind võib olla sama või kallim isegi kui teise keti regulaarhind. Nii et ainult pimesi neid hinnasilte valides värvi järgi ei pruugi ka õnnele lähemale jõuda. Äppis olevat nimekirja saab jagada mitme pereliikme vahel, nii saab igaüks enda lemmiktooted kirja panna. Lisaks on võimalik enne pakendi äraviskamisse toode ostunimekirja skaneerida. Siin on nüüd näha, kuidas see ostunimekiri moodustub, et leidsin siit ühe toote. Et saab kohe skännima hakata võib-olla. Et mängime siis selle läbi, et see toode on ära tarbitud. Me vajutame skännerile, me skanneerime selle toote ja ta ongi meil siis ostunimekirjas. Skaneerida saab tooteid ka poes olles, nii on kohe näha, kas mõnest teisest poeketist saaks seda hoopiski soodsamalt. Minu ostunimekiri hakkab vaikselt ilmet võtma, aga enne kui poodide hinnavõrdluseni jõuan, avastan ühe teise digitaalse platvormi, mis järgmistel nädalatel turule peaks tulema. See tekkiski sellest probleemist, et iga nädal istusin maha, tellisin perele, panin toidukorvi kokku ja tahtsin e-poest tellida. Aga kuna täna see hinnatõus on olnud üsnagi kõrge, siis eesmärk ongi pakkuda seda soodsamat varianti. Aasta aeg on Siim vaeva näinud ning lehe kallal tööd teinud. Selle kaudu saab ühel platvormil võrrelda erinevate e-poodide hindasid. See lahendab tegelikult 2 probleemi. Esimene on see, et me saame alati garanteerida, et klient saab kõige soodsama ostukorvi lahenduse. Ja teiseks on see, et inimene ei pea minema 3-4 erineva portaali ja hakkama neid ostukorve otsast peale defineerima. Et see säästab ka aega. Ja see on kogu selle asja mõte. Kellele siis ei meeldiks säästa nii raha kui ka aega? Huvitav on see, et täna on 3 poest tal odavam ja säästlikum võtta, sest ta säästab siin 16,90. Tuleme tagasi minu targalt tarbimise testi juurde. Nii, minul on nüüd ostunimekiri koostatud. Vaatame ostukorvi järgi siis, kust ma seda kõige soodsamalt saaksin. 3-eurone vahe tuleb näiteks praegu, et Prismas on hetkel kõige soodsam, siis teisel kohal on Selver ja 3. kohal oleks siis Rimi minu ostukorvi põhjal, mis tähendab seda, et ma tegelikult paari minutiga klõpsisin lihtsalt need 9 toodet on siin hetkel võrdluses sisse, mida ma tahaksin osta selleks nädalaks ja sain koheselt võrdlusena selle, et ma saan, kui ma lähen ühte poodi näiteks 3 eurot juba lihtsalt soodsamalt. Olles testinud sel nädalal erinevaid variante, kuidas raha säästa, võib kokkuvõtvalt öelda, et ükskõik mil moel soodustusi jälgida, raha hoiab niimoodi kokku igatahes. Ning kes on digitaalses maailmas vilunud, see saab läbi rakenduste lisaks rahale ka aega kokku hoida.